Tere! Taas uus päev Lihtsa elu kanalil. Mina olen Tiia Kuusk, olen lahendusnõustaja, enesearengu juhendaja ja mentor. Ja koos minuga on siin minu elukaaslane Kaido. Tere, ka minu poolt, mina olen Kaido Sõmer. Olen investor ja olen ettevõtja. Ja tänaseks teemaks on siis reaalsuse loomine tase 5. Ehk siis, kuidas me igapäevaselt oma reaalsust loome. Eelmine kord me rääkisime tasemes 4, me rääkisime sellest, et meie reaalsust loovad meie alateadlikud programmid. Aga meie alateadlikud programmid toetuvad millegile ja need, millele nad toetuvad, on meie uskumused ja meie väärtushinnangud. Kui me tahaksime muuta oma alateadlikke programme, siis me peaksime kõigepealt vaatama üle oma väärtushinnangud ja vaatama üle oma uskumused. Põhiväärtused. Just. Meil on väärtushinnangud on see, et ma väärtustan teatud asju, aga põhiväärtus on see, meil on, vaata meie videot põhiväärtused, seal on olemas kindel töövihik, kuidas leida üles, millised on sinu põhiväärtused ja kuidas siis sa peaksid tähele panema, kas sa elad oma põhiväärtuste järgi. Ja nüüd vaatame seda, et kuidas siis alateadlikud programmid jooksevad ja mis nende alateadlikud programme siis põhjustavad. Need samad uskumused, millised on need uskumused, mis näiteks võivad valmistada meile kannatusi? Neid uskumusi on tõesti väga palju ja igal ühel on nad omamoodi. Aga sellised sarnased, mis käivad nagu inimestega kaasas. Ühed on siis nagu eneseväärtusega seotud, enese usaldamisega seotud, enesekindlusega seotud ja ka rahuloluga seotud. Nii et näiteks uskumus, et ma ei saa kunagi hakkama. Et kui lastetoast näiteks lapsele on öeldud, et sa ei saa millegiga kunagi hakkama. Või et sa oled või näiteks korrutatakse kogu aeg, et sa oled meie pere must lammas. Siis lõpuks sellest tekibki nagu juba selline, nagu me eelmine kord ütlesime, et see on nagu juba programm, mille peale inimene juba reageerib või kui keegi talle midagi sarnast ütleb või mingi sarnane olukord hakkab tulema. Või ka sabotöörina toimib see. Just sellised hetkedes, kus sa tunned, et sa võib-olla saad juba hakkama millegiga heaga, siis saboteerib see sama uskumus, aga ma ei olegi millegiks võimeline. Ja koheselt teed sa mingi sellise triki sinna sisse, mis tõmbab selle võimaluse, et sa õnnestud selles, tõmbab maha. Just, et tõmbadki selle uskumusega endale ligi neid olukordi, mis panevad sind, nagu kinnitavad sulle, et sinu uskumus ongi õige. Ja see on see koht, kus tuleb need ära tunda, mitte minna siis kukkuda ohvrisse, vaene mina, või et ma ei saagi kunagi hakkama või minuga alati juhtuvadki need asjad ja nii edasi, vaid siin tuleb ära tunda, märgata ära, siin on nüüd see koht. See on see, kus ma kukun ohvrisse ja mitte minna selle mustriga või selle programmiga kaasa, vaid just nii-öelda tuua see muutus siia. Ja mis on veel need uskumused, et ainult nõrgad küsivad abi või et mitte keegi ei armasta mind. See ei ole tõene ju, sellised asjad ei ole tõesed, aga kuskilt lapsepõlvest on jäänud selline tunne, et mind ei armastata, mind ei väärtustata. Ja need võivad olla sellised väga lihtsad, väga kerged olukorrad, kus laps lihtsalt saab sellise tagasiside või tal tekib selline tunne, et ma oma töös inimestega ma olen näinudki, et need tegelikult täiskasvanule on need olukorrad sellised väga lihtsad, aga lapse jaoks võib olla see elu ja surma küsimus. Nii et lapsevanemad, kui keegi teist siin vaatab meie videot, et siis tasub kurssi viia ennast just selle teadmistega, et ei tekita oma lastele või lapsele siis just nimelt selliseid tundeid või selliseid uskumusi või programme. Ja kui sa näed, et sinul need on need uskumused või programmid, siis vaata, kas sa automaatselt annad täpselt sama asja edasi oma lastele. Et see võib sugupõlve käia niimoodi, et vanaema on emale öelnud, ema on sulle öelnud ja ühte sama rada pidi sina võrutad oma lastele edasi. Ja näiteks, mis veel võivad uskumused olla, mis on sellised isegi rahvusvahelised. Me oleme kogenud, kui me oleme olnud seminaridel või koolitustel, et siis väga sarnased uskumused, et ausa tööga rikkaks ei saa. Raha ei kasva puu otsas. Rikas inimene võrdub ahne inimene. Või et raha on must.
Räpane. Raha on räpane. Mitte mustuse mõttes, jah, just. Selles mõttes, et ausa tööga nagu raha ei teenita. Ja, et raha ei tee õnnelikuks. Ja siin on tegelikult selle rahaga on hästi palju selliseid nagu rahvusvahelisi uskumusi ja programme seotud. Paarisuhe ei ole minu jaoks. Näiteks kui laps on kogenud, et tema vanemad ei saa läbi või tema vanemad on olnud kogu aeg konfliktis, siis tal võib tekkida uskumus, et mina küll kunagi ei lähe paarisuhtesse, see ei ole minu jaoks. Tuleb sulegi mõni uskumus veel meelde? Uskumustes ma mäletan seda, et otseselt ei pea isegi keegi sulle ütlema midagi, kuid sa võid seda tajuda niimoodi. Näiteks seda, et kui peres ühte last tõstetakse teistest kogu aeg esile. Teistele ei öelda mitte midagi halba, aga see üks laps on eriliselt kogu aeg üles tõstetud, siis teised tunnevad ennast, et nad on alla tõmmatud. Samasugune ei ole otseselt uskumus, aga sa tunned ennast väärtusetuna tänu selle, et kedagi teist on upitatud. Jah, või näiteks selline, et öeldakse, et eriti vanemad inimesed on võib-olla rohkem seda öelnud, et elu on üks rist ja viletsus. Ja kui inimene usub seda, ehk siis me ju kogeme igapäevaselt oma uskumusi. Ja kui inimene usub, et elu on üks rist ja viletsus, mis te arvate, mida ta siis kogeb? Ta tahab kogu aeg oma reaalsuses saada kinnitus sellele, et see rist ja viletsus ongi elus. Et ei saagi nagu teistmoodi olla. Ja mida ma panin tähele, oli väga huvitav üks venelaste saade oli, kus koha peal siis need nõiad lahendasid inimeste probleeme ja see oli üks naine, kes siis tahtis sellepärast, et tema poeg oli ainukene meesliinis mees, kes oli alles jäänud tema suguvõsas, et kas nõiad saaksid kuidagi ära parandada selle, et selle pojaga ei juhtuks midagi. Ja mida tema oli selle näinud? Ta vend poos ennast üles, ta isa tapeti ära tema enda silmade all ja onu oli surma saanud, ehk kogu meesliin oli kogu aeg ainult sellises nagu surmarattas olnud. Tal ei olnudki teistsugust reaalsust üldse. Tal ei olnudki võimalik midagi muud luua, kui see, et tema hirm selles, et aga nüüd on minu poeg on järgmine, sest kõik mehed saavad hukka ümber. See on samasugune uskumus. See on uskumus, see on programm, kõik mehed saavad hukka. Just, ja tema reaalsus ei olegi mitte midagi muud olemas. Ta ei saagi uskuda midagi teistmoodi. Ja ta ei saa ka reaalsust teistmoodi luua. Just. Või näiteks see, et kui keegi on kogenud, et mingi olukord lõpeb tema jaoks kehvasti ja ta paneb sinna tähenduse juurde, et see on täielik katastroof. Võib-olla ta tahtis head, aga lõppes täiesti nagu katastroofiga. Ja siis tal jääbki nagu selline uskumus sisse, et mingi asi lõpeb katastroofiga. Ja kui seda kogetakse võib-olla läbi elu erinevad korrad, siis võibki tekkida programm, see lõpeb alati. Tuleb see sõna alati juurde, alati katastroofiga. Või tihtipeale, kui me kellelegi midagi ette heidame või oma rahulolematust väljendame, siis tihtipeale me võimendame ja siis tuleb sõna see alati sinna juurde. Sa teed alati nii, see on alati nii, aga see ei ole ju tõene, see on jälle programm. Ja. Aga näiteks sina võiksid siia alla panna kirja, millised on sinu jalga taha panevad uskumused või sellised väärtushinnangud, mis tegelikult ei toeta sind sinu elus. Jah, mida sa oled võib-olla avastanud oma elus või mis on sinul lastetoas öeldud või sinu lapsepõlves korrutatud või mida sa oled avastanud võib-olla oma tutvusringkonnas. Et see on väga põnev, et võib-olla see aitab kedagi teistki, et keegi võib-olla ei oskagi veel tähele panna, miks ta reageerib või miks tema elu läheb nii või naa. Ehk siis ta ei ole rahul sellega ja see võib-olla just see sinu uskumus, kui sa selle kirja paned, aitab tal avastada, mul on täpselt samasugune uskumus. Nii et aitäh juba ette nende selle vahva tagasiside eest. Ja siis, kuidas need alateadlikud programmid toimivad, ongi see, et nad toetuvad nendele uskumustele, nendele väärtushinnangutele. Ja nad on automaatsed programmid, ehk nad on harjumuslikud, nad käituvad iseenesest, ilma et me peaksime otseselt neid kontrollima või nende üle mingisugust tähelepanu oma. Me võime mõelda hoopis teisi asju ja samas me võime kogeda mingisugust emotsiooni, mis põhinevad meie uskumustel. Näiteks see, et kui sind lapsepõlves sõbrannad petsid, oma vahel kuskil sosistasid ja rääkisid midagi sinu selja taga. Nüüd sulle võib tunduda, et iga kord, kui keegi kuskil seltskonnas sosistaks, nad räägivad sinust ja räägivad halvasti.
Nüüd, mida see teeb sinuga, on see, et see käivitab sinust mingisuguse emotsiooni ja sellel emotsioonil on mingisugune tegevus sul, kas siis tegevus või tegevusetus vastavalt sellele, kas siis see freeze toimub, ehk see jäätumine, paigalseis, või sa jooksed ära sellest olukorrast või sa hakkad ründama. Või sa proovid meele järgi olla. No jah, selles mõttes, et ükskõik kuidas, need on alateadlikud programmid, need koheselt käivituvad ja sealt hakkab meie reaalsus looma. Selle tagajärjeks on see, mida me reaalsuses kogeme. Kui me nüüd lähme seda hindama, mis siis toimus, siis me tegelikult hindame seda emotsiooni pealt, mitte selle pealt, mis see programm oli või mis see uskumus või tõekspidamine seal all oli, miks pärast me niimoodi reageerisime. Nii et väga huvitav teema, Ja. väga-väga põnev minu arvates, see on üks mu lemmikteemasid ja just avastada neid uskumusi, mis tegelikult toimetavad meie alateadvuses. Ja. Siis taseme 5 teema on see, et meie reaalsus võrdub meie uskumused ja meie väärtushinnangud. Kui sa leiad üles, millist on sinu takistavad jalga taha panevad uskumused ja väärtushinnangud, siis on võimalik hakata neid muutma ja läbi selle kujundama uusi alateadlikke programme, mis siis reageerivad teistmoodi, mille tulemusena saad endale kergema ja mõnusama elu. Ja nüüd siis ülesanne on see, et võta vastutus oma väärtushinnangute ja oma uskumuste eest. Need on sinu omad, kuigi need on sinusse lihtsalt kellegi teise poolt. Mitte üldsegi sinu, nad ei pruugi selles mõttes sinu omad olla, et sina oled nad loonud, vaid sa oled endasse nad võtnud. On küsimus see, kas sa pead need hoidma? Kindlasti mitte. Aga sa saad muuta seda, millest sa oled teadlik, ehk siis kõigepealt on vaja saada teadlikuks, märkama hakata, teadvustama hakata. Siis saad ka neid muutma hakata. Ehk siis sinu kodune ülesanne, märka neid ja võta vastutus nende asjadest. Selleks korraks kõik. Ja, aitäh, et vaatasid, kuulasid, aitäh, et sa oled meiega. Kõike armas sulle. Kõik head. Nägemist.